Nii, Veiko Haan, oled siin pärast sükst põnevat mängu meiega. Ütleme, et täie raha eest sai täna kino ja draamat. Kuidas ise mänguga rahule jäid oma võistkonnaga eriti siis? Ütleme niimoodi, et tegelikult ei saa jääda rahule, sellepärast, et 2 korda läksime juhtima ja 2 korda lasime tagasi tulla, et oleks tahtnud väga oleks tahtnud siit 3 punkti. Teistpidi, kui me siin üks vähemusse jäime punase kaardi tõttu, siis oli juba see tunne, et ka viik oleks päris hea, aga tol hetkel me küll juhtisime, aga praegusel hetkel küll nagu ütleme niimoodi, et viik on koolipoisi 3, et väga rahul nagu ei ole. Mis sa sellest lõpu olukorrast arvad, kui päris hiliste minutite penaltitesse viigivärava tuli? Mis on sinu nägemus sellest olukorrast? Ma arvan, et teie nägite paremini seda olukorda, mina ei näinud. Minu jaoks jäi see olukord liiga kaugeks ja ma ei osanud seda üldse jälgida, et mulle tundus, et siin ikkagi mõni mees võttis liiga palju otsustamist enda peale selles mängus, et aga meil ei ole see esimene kord temaga, nii et, et seda on ennegi juhtunud, et lähen kodusse natuke palderi ja nii elu läheb edasi. David Lehteri punase kohta tõenäoliselt sul ei ole vist väga midagi öelda, see tundus olevat päris konkreetne. Lõi värava ja sai küll punase ka või? Aga ma ei näinud, järjekordselt ma ei saanud aru, mille eest ta sai. Ma pean pärast selle järgi vaatama, aga sa oskad öelda, mille eest ta sai või? No seal oli natuke kõrge jalg, et mulle vähemalt ütleme kaugelt kaamerapildi järgi nii tundus. Aga Lehter töö kiire ja korralik, lõi värava ära ja sai ainult paarkümmend minutit mängida. Jah, sellest on küll väga kahju, et järgmiseks mänguks kindlasti Kohtla-Järvega oleks seda väga vaja olnud, aga saab siis nüüd karikamängust teisipäeval rohkem mänguaega. Kuidas üldiselt see esimene mäng oli, et nüüd pärast pikka ettevalmistusperioodi lõpuks sai ka punktide peale mängida? Mingid asjad, mida oled hooaja vahel meestele õpetanud, kas nägid platsil neid täna ka? Ütleme niimoodi, et kuna olid 2 väga võrdset võistkonda, siis kumbki võistkond minu arust nagu väga enda mängupilti ei saanud peale suruda. Et ainult üks võitluse otsa käis. Mingid asjad olid päris hästi tulid välja, siin me saime enda ääri korralikult kasutada, teadsime, et Pärnu just tahab keskelt sealt läbi murda. Proovisime nende vastu ka nagu ikkagi tööd teha siin nädala sees, aga ikkagi raske oli Pärnu oli ikkagi väga võimas. Tõenäoliselt peamine konkurent ka kõrgemale tõusmiseks hooaja lõpus. No kindlasti on samad plaanid Maardul ja ma ei tea, mis siis teisel Pärnu võistkonnal on, aga müts maha selle Pärnu ees ka, et ikkagi nad vaprus ees siis, et meil on ikkagi väga korralik ja tugev võistkond ja kuna nad tahavad sinna premium-liiga tõusta, siis tegelikult oleks tore sinna 8 minna. Väga viisakas, aitäh sulle! Põneva mängu!